No nii, tere tulemast Tallinnasse, kes on kaugemalt. Mina olen Aet Kukk, Inimõiguste Instituudi tegevjuht ja alustame siis. Kõigepealt ma palun, et pange oma mobiiltelefonid ära, et oleks nagu kena, et austame neid, kes täna kõnelevad. Ja enne kui alustame, siis tuleb ühe riigihümn. Ruslan Drussinski, palun. Austatud Vabariigi President, austatud justiitsminister, Riigikogu liikmed, suursaadikud, kolleegid, daamid ja härrad. Käes on jälle veebruari teine nädal ja juba 3. korda on meie inimõiguste aastakonverents reedeti. Teadlikult viisime selle detsembrist üles veebruariks. On parem, ilm on külmem, täna päike paistab, ilm on ilus. Aga meil on täna 4 paneeli kavas. Kõik on koduleheküljel kirjas. Te saate oma mobiilidest vahepeal vaadata, mis teil tarvis on. Ma ei hakka neid siin üles kirjeldama ja muud tegemas, kõik informatsioon on olemas. Aga et ei kaotaks aega ja inimesed, külalised, kelle me oleme siia kokku kutsunud, saaksid rahulikult oma aega kasutada ja rääkida, siis Vabariigi President, ma palun teid. Head konverentsi külalised, suursaadikud, rahvaesindajad. Mul on hea meel, et Eesti on riik, kus saab vabalt arutleda inimõiguste olemuse üle. Kus saab olla kriitiline, kui tunneme, et inimõigusi, meie võimalusi ja vabadust on piiratud. Kus saab olla karm, kui inimõigusi ei austata ja kus on karistused neile, kes inimõigusi rikuvad. Mul on hea meel, et me ei ole sellisena maailmas üksi. Väärtustame sõprust eelkõige kõigi nende riikidega, kus äsja 75-aastaseks saanud inimõiguste ülddeklaratsioon ja ÜRO harta on mitte ainult juhiseks, vaid reeglite aluseks. Demokraatia ei ole lihtne. Selle hoidmiseks peab iga päev tööd tegema ja suur roll siin on kodanikuühiskonnal, sest demokraatia eeldab poliitilist kultuuri, kus igal inimesel on võimalik valida omale sobiv roll ja ühiskonnas kaasa rääkida. Me võime olla riigivõimu ja valitsuse kriitilised. Me peamegi olema. Seejuures on oluline teada, et kui sõna on vaba, siis iga vabadusega kaasneb vastutus. Peame alati arvestama oma sõnade ja tegudega kaasneva vastutusega. Meie valikutest sõltub meie ühiskonna saatus. Kusjuures tugev kodanikuühiskond tagab demokraatia kestmise ka kõige keerulisemates oludes. Mul on väga kahju, et meie lähiümbruses on 2 riiki, kus need põhimõtted ei kehti. Venemaa on sisenenud ajastusse, kus inimesel puudub isegi õigus vaikida, kus peab väljendama lojaalsust režiimile ja edukamad on need, kes seda uljamalt teevad. Seda tehes aga muutuvad kodanikud kaasvastutajaks riigi poolt sooritatud kuritegude eest. Ja nii saab öelda, et autokraatia teeb oma alamast kaasosalise inimõiguste ja rämedate rikkumiste eest. Diktatuur on kõige kuritegelikum režiim. Inimõigustest rääkides peab kurvastusega nentima, et Venemaal ja Valgevenes ei laiene vabadused enam ka eraelule. Nüüd piiratakse inimeste õigusi juba ka usu, rassi ja
soo alusel. Mis siis järgmiseks? Ausalt öeldes edasi võib juhtuda kõike, sest kodanikud on allutatud jõu ja hirmuga. Edasi on nad võimu tööriist ja kaasosaline võimu kuritegudes. Me ei räägi mitte niisama, et inimõigused on olulised. Euroopa Liit ei pea ajaviiteks inimõiguste dialoogi kolmandate riikidega. Teeme seda, sest teame, kui inimõigusi ei austata, siis edasi on kõik võimalik. Teeme seda, sest on inimlik soovida kõigile võimalust elada vabaduses, ise valida oma sõnu ja tegevusi, ise vastutada nende eest. Mul on siiralt kahju, et nüüd, kui režiimile kahjulik, teisiti mõtlev kodanik või nagu Venemaa ja Valgevene võimud seda hindavad, reeturlik element, välisagent, on riigist lahkuma sunnitud, soovitakse piirid sulgeda. Kasutades selleks hübriidrelva demokraatiate või õigem oleks öelda väärtusruumi piiridel, jõutakse meisterliku manipulatsiooni tulemusel olukorrani, kus raudne eesriie langeb ja piirid sulgevad. Me ei soovi uut raudset eesriiet ega piirata vaba liikumist, aga meil tuleb oma vabadust ja ühiskonda kaitsta. Välisruumi piire kaitstes, kui diktatuur on su duellina kutsunud, tuleb meil kuidagi lahendada see keeruline ülesanne ja samas säilitada vabadus. Autoritaarsed režiimid kasutavad sõna relvana. Nad suunavad selle demokraatiate pihta ja tulistavad meie suunas lakkamatult allutatud sõna vägevate desinformatsioonikampaaniatega. Sihiks on ühiskonna lõhestamine, selle suurendamine, vastandumine, hirmutamine. Kuid mil moel end selle hübriidrelva eest säästa? Kasvatades inimesest teadlikkust ja vastupanuvõimet, pidevalt selgitades, mis on päris või mis mitte. Valede rägastike tõega purustades. Vaba meediat hoides ja toetades. Selle oleme eesmärgiks seadnud meediavabaduse koalitsiooni kaasjuhiks ja olemisel ja jätkame selle nimel tööd, kui saame internetivabaduse koalitsiooni eesistujaks. Kõige olulisem, teeme pidevalt tööd selle nimel, et maailmas oleks rohkem demokraatiat ja mõistmist, et inimõigused on universaalsed. Sest inimkonna kõigi liikmete väärikuse, nende võrdsuse ning võõrandamatute õiguste tunnustamine on vabaduse, õigluse ja üldise rahu alus. Ja ma luban, oleme jätkuvalt pinnuks silmas neile, kes soovivad lämmatada avatud debatti inimõiguste austamise vajadusest. Eesti on valmis võtma veelgi suurema vastutuse. Selleks taotleme ka inimõiguste nõukogu liikme kohta. Oleme juba aastakümneid samade seisukohtade eest seisnud ja soovime samas rütmis jätkata. Kõik teavad, meile on tähtis sõna- ja väljendusvabadus, laste ja naiste õigused, sooline võrdõiguslikkus, inimõiguste kaitse digitaalses ruumis ja kindlasti vastutus. Karistamatuse eest seismist nõuab meie sisemine õiglustunne. Õppetund ajaloost, meie vanemate ja vanavanemate põhjustatud kannatused. See on kurb kogemus, mille jubedat kordumist me täna Ukrainas näeme. Ka seetõttu, et sarnased kuriteod on varasemalt jäänud karistuseta. Sarimõrvalt sooritab kuritegusid seni, kuni karistuse saab. Nii kahjuks tegutsevad teisedki kurjategijad, alustades pisisulidest. Riikide vahelised suhted on ka kõik inimeste vahelised suhted.
need, kes initsieerivad agressiooni või sooritavad inimsusevastaseid kuritegusid, neil kõigil on nimi. Olgu kurjategijateks kellegi poolt manipuleeritud tööriistad ja käsutäitjad, nad peavad saama karistuse. Teisiti edasi minna ei saa, sest lõpuks peab see lõputuna näiv kannatuste kordumine ju lõppema. Lõpuks peab lõppema ka Iisraeli-Palestiina konflikt. Iisrael peab saama ainult terrori eest kaitsta. 7. oktoobri sooritatud teod on ebainimlikud ja julmad, aegumatud inimsusevastased kuriteod. Me ei salli terrorismi mitte mingil juhul ja mõistame selle alati kõige karmimalt hukka. Samas, palestiinlastel on õigused, mida tuleb austada, sest rahvusvaheline õigus ja inimõigused kehtivad ka konfliktides. Eesti on südameasjaks võtnud ka viimastel aastatel röövitud 10 000 Ukraina laste saatuse. Nad peavad tagasi saama oma kodumaale. Need, kes röövivad ja küüditavad Ukraina lapsi, sooritavad genotsiidikuriteo. See ei aegu ja me leiame nad üles, et neile seda tõestada. Karma saab nad niikuinii kätte, varem või hiljem. Igal juhul me ei unusta, me ei karda, me ei väsi. Me julgeme rääkida ja teha, mida vaja. Selle konverentsi peateema on ääretult ajakohane. Demokraatiale on esitatud väljakutse kõikjal maailmas. Küsimus on selles, kas peale jäävad vabadus ja inimõigused või allutakse veel enam inimesi rõhumise ja vabaduse piiramisele. Meie ülesanne on tõestada, et demokraatia ja vabaduse iha on alati tugevam ning ellujäämisvõimeline ka kõige karmimates oludes. Sel aastal mõõdetakse demokraatia tugevust paljudes riikides, kus kodanikud suunduvad valimiskastide juurde. Kui valituks asub inimõigusi piirama ja tallab vabaduse peal, langeb me õlule vastutus mitte vaikida. Kahjuks ei kuulanud me neid, kes 2011. aastal Venemaal toimunud valimiste järel massiliselt tänavale tulid ja meilt seda palusid. Ärme korda tehtud vigu. Aeg lihtsaid lahendusi otsida on paraku läbi. Maailm on muutunud palju mustvalgemaks ja meil tuleb valida pool. Ja on selge, et Eesti valib inimõiguste ja vabaduse kaitsja poole. Soovin teile siiralt head ja sisukat arutelu. Tänan kuulamast.